Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu kuulda ja nagu näha. Jah, tõepoolest, videos on see asi ka ja Lõunatunni YouTube'i kanalil üleval ka. Siis oleme stuudios täna kolmekesi ja jutt tuleb Eesti rahva tänumedalist. Härrased, alustame sellest, et need, kes ei näe ja ainult kuulevad, eristavad teie hääled ära. Nii et kõigepealt esitlege ennast. Nimi? Ain Kask. Ain Kask ja... Mina olen Rein Jõgi, olen Eesti Leegioni sõprade klubist. Eesti Leegioni sõprade klubi, see on omaette nimetus. Seda on esinenud mitmes kombinatsioonis. Kas peale klubi oli veel midagi? Algselt loodi üritus Eesti Leegioni sõprade selts. See oli 1944. aastal Johannes Soodlal loodud. Kuid peale sõda see klubi muidugi hääbus. 2008. aastal siis loodi uuesti, taastati nii-öelda Eesti Leegioni sõprade klubina, juba mitte seltsina, loodi MTÜ, selline vennaskond, ajaloo sõprade vennaskond, kus siis meenutatakse teises vabadussõjas nii-öelda Isamaa Leegionis võidelnud Eesti sõjamehi ja austatakse nende pärandit. Nii, Ain, sina oled ka seotud selle sama Eesti Leegioni sõprade klubiga, jah? Jaa, olnud seal klubis tänaseks väheke üle 5 aasta. Klubi juhatuses viimased 2 aastat ja klubi suuremad eesmärgid on siin kunagi saada Rüütli risti kandja Paul Maitla tsehhipõrgust koju toodud, kes lasti maha esimesel rahupäeval tsehhis kommunistide poolt. See on nagu klubi suurim plaan praegu. Loomulikult lähitulevikus on Tiit Madissonile tänumedali üleandmine 23. augustil Ive pargis. Eks neid asju palju, aga need on nagu sellised suuremad asjad. Praegu see nii tänumedal kui Tiit Madissoni pink, neid ühendab üks. Mõlemad on niisugusel kahtlasel ajal välja toodud, et kui juhtumisi tuleb tänumedali üleandmine ja inimesed ei ole kõik nagu ühel koledal pildil maskid peas ja 2-meetrise distantsiga, nagu ma isegi ei tea, kes seda õieti nõuab, kas see on uus maailmakord või milles on asi. Jah, keeruliseks võib minna. Kust tuli mõte anda Tiit Madissonile Eesti rahva tänumedal ja küsida selleks siis allkirjade näol rahva nõusolekut? Kõigepealt võib-olla peaks rääkima üldse, mis asi on Eesti rahva tänumedal ja kuidas ta ellu kutsuti. Et Eesti rahva tänumedali autor ja looja on Ain Saar, vabadusvõitleja Võru noortekolonn number 1 eestvedaja, kes saadeti siis Nõukogude Liidust tollal 88 aastal välja ja asus Rootsi elama koos perega. Ja kuna siin tehti tal elu võimatuks ja tänapäevani elab ta Rootsis. Kuigi tunneb ta endiselt muret Eesti käekäigu pärast ja oli meil selline raudristi elus olev, ainus raudristi rüütiristi kavaler kapten Harald Nugiseks, kes oli riigi poolt jäetud tunnustamata, kuigi teda mitmel korral sinna esitleti. Lennart Meri ütles jah, et mina annaks küll, aga meie sõbrad ei mõista meid. Ja nii see jäigi välja andmata ja see ülekohus lõpuks kulmineerus siis sellega, et Ain Saar lõi sellise tänuväärse medali. Ma loen isiklikult, et see on Eesti kõige kõrgeim autasu, mis üldse välja on antud eales. Medal on puhtast kullast, kaalub 80,8 grammi.
ja see anti üle Tori kirikus 19. oktoobril 2008 kapten Harald Nugiseksile Eesti rahva poolt. Selleks koguti 4226 allkirja erinevate siis Eesti inimeste käest ja valmis tehti see medal siis annetuste, samamoodi Eesti rahva annetuste poolt, mida me siis täna ka oleme praktiseerinud täpselt samas vaimus, et oleme Eesti rahvale andnud selle võimaluse rääkida kaasa, mitte tegutseda nagu Kadriorg, kes lepib kitsas ringis kokku, et anname nüüd sellele, tema puges meile kõige rohkem, ta oli kõige visam pugeja, anname talle riigivapi ordeni. Et meil sellist ei ole, me lähtume ikkagi inimesest, mida ta on elu jooksul ära teinud. Harald Nugiseks oli teises maailmasõjas küll võõras mundris, aga Eesti vabadusvõitleja, kes võitles Sinimägedes, sai selle eest raudristi, rüüteristi, küll allohvitserina. Ja sedasi teda tunnustati. Harald Nugiseks on veel öelnud, et see tänumedal oli talle kõige kallim üldse medal, mis ta eales välja teeninud on. Ja siis, kuna 12 aastat on möödas, vabadusvõitlejana tuntud Tiit Madisson on samuti jäetud iga valitsuse, iga presidendi poolt tunnustamata. Kõik teised, loeme siin Mart Niklus, Enn Tarto, Lagle Parek, kes on samuti Gulagis istunud nagu Tiit Madisson, on kõik saanud presidendi poolt tasustatud, tänatud nii-öelda. Tiit Madisson ei ole kunagi nendes nimekirjades eksisteerinud, ei lähedalt ega kaugelt. Ja sellise tänamatu suhtumise pärast riigi võimude poolt ja ülekohtu eest me mõtlesimegi, et oleks mõistlik heastada see siis Eesti rahva poolt, kuna selline medal on olemas, nagu Eesti rahva tänumedal, et teeme seda kõik koos rahvana. Kui ette lugeda siin Tiidu tegemisi, siis see nimekiri on üsna pikk. Et 1979 liitus Tiit Madisson nimekate rahvuslastega nagu Mart Niklus, Jüri Kukk, Enn Tarto ja nii edasi, kellega koostöös sattus ta KGB huviorbiiti, mis päädis arreteerimisega 1980. 1981 mõisteti Tiit Madisson süüdi Nõukogude vastases tegevuses, karistuseks mõisteti 4 aastat poliitilist gulaagi ja 2 aastat asumist, vabanes ta 86. aastal. 1987 korraldas Tiit Madisson oma asutatud grupiga MRP Aeg Hirvepargi meeleavalduse, mille eest võeti temalt ära NSV Liidu kodakondsus ja saadeti ENSV-st välja. Ja ma tahaksin siinkohal just rõhutada, et mitte Tunnekela ega mitte keegi teine, aga just Tiit Madisson oli 23. augustil 1987 Hirvepargi sündmuste eestvedaja, algataja, organisaator. Tunnekelamet ei olnud isegi sündmustööl kohal. 1987 elas Tiit Madisson Rootsis pagenduses, tegi tööd Vaba Euroopa raadios, ajakirjanika tutvustas Eesti olukorda lääne ajalehtedes, esines pageduses USA's kongressi Helsingi komisjoni ees. Samas oli ka NSV Liidu ikestatud rahvaste organisatsiooni Eesti-poolne esindaja Rootsis. 90. aastal peale annekteerimist naases Eestisse, hakkas intensiivselt tegelema sisepoliitikaga, kuulus ERSP juhatusse ja oli Eesti Kongressi ja Eesti komitee liige. Oli ajalehe võitleja toimetaja 1990 kuni 1991, 1994 aastal lõi sellise rahvusliku liikumise nagu Eesti rahvuslaste keskliit, mille esimees ta ka oli. Ja nende loosungiks oli kord riigis majja. Esimene koosolek toimus Estonia teatris, mis oli puupüstirahvast täis. See muidugi omakorda ei läinud hinge siis olemasolevale võimuklikile nii-öelda, kes hakkasid vaikselt pead vangutama ja ohtu tundma. Ja
see päädiski lõpuks sellise fabritseeritud, ma ütleks justiitsmõrvaga, kus ta 1996 arreteeriti kapo peadirektori initsiatiivi poolt, süüdistades riigipöörde ettevalmistamiselt. No sisuliselt oli see ekskommunistide organiseeritud ärategemine, et mees rajalt lõpuks maha saada. Sest oma tõeste ja õigete väljaütlemistega oli ta neil sel ajal ja on siiani pinnuks silmis. 1997. aastal oli ennekuulmatu pretsedent riigi ajaloos, nimelt tegi Eesti Vabariik ühe mehe pärast seaduse, et teda vangist vabastada lõpuks, kuhu nad ebaõiglaselt toppinud olid. 2003 valiti Tiit Madisson Lihula vallavanemaks, 2004 püstitas Tiit Madisson tema eestvedamisel Lihulasse ausamba 60 aastat Eesti kaitsel lahingutest, mis 12 päeva hiljem vägivaldselt teisaldati Juhan Partsi ja tema ütleme siis käsilaste poolt ööpimeduse varjus, rahvale nuuti andes, pisargaasi lastes ja koeri kallale äsitades. Selline demokraatia meil siis. 2006 aasta 9. mail peale pronkssõduri juures toimunud sovjetide meeleavaldust organiseeris Tiit Madisson 2005 seal samas rahvuslaste meeleavalduse, mis päädis aasta hiljem pronkssõduri teisaldamisega. Nii et tegelikult on väga suur teene ka Tiit Madissonil, et see lõpuks saigi minema sealt jalust rahva häbistamiseks loodud nii-öelda monument. 2010 siis korraldas Tiit Madisson Tartus meeleavalduse luksusliku pingviinide paraadi vastu ajal, mil paljud tavakodanikud tundsid puudust. Üritusel osales suur rahvalg, Tiit tegi 50 portsu hernesuppi, mis kõik hea isuga ära söödi. Kui lõpuks oli vaja siis teatri ette meelt avaldama minna, ei olnud neist järel mitte kedagi. See on jah, üks huvitav paradoks. Sai siin tehtud üks videojupikene ka sellest, kuidas omal ajal Tiit Madisson ja tohutu rahva hulk suunduvad Hirve pargi poole ja siis, kui oli see pingi avamine, ma ei tea, ma sain seal kokku vist 12 inimest, kes kohal olid. Rohkem ei olnud, tõsi, paanilist kutsumist ka ei olnud, sest nii palju, kui ma aru saan. Ja see oli veel Tiidu 70. juubel. Ta sai 70 ja nulliga sünnipäev, oleks võinud keegi ka ametlikult õnnitleda. Ma tean, et üks kamraad helistas raadiosse. Ma ei hakka kanalit midagi ütlema, ei taha siin kellegi peale näpuga näidata ja seletas kõik ära, et Tiit Madisson, vabadusvõitleja, mis ta teinud on ja et 70 ja nii edasi ja palus õnnitluseks muusikapala. Nagu ma aru saan, muusikapala tuli, aga sinna ette siis Diskor ütles, et Lemps õnnitleb Tiitu. Ja tuli muusika, ei ole nali, Vennike ise rääkis. Jah, aga see pingi avamine oli siiski seotud ka jällegi nende keeldudega, mis meile nii-öelda kõrgemalt poolt kaela sajatasid isegi, võin öelda, üsna julgelt tagatubades oli ka selline pretsedent, et kui teid sinna palju kokku tuleb, peksame teid sealt laiali. Elu selline. Ja, mis sa teed, kui mõistust ei ole, siis tuleb ikka toore jõuga ju peale lennata, nagu kogemused ka antud riigikorra ajal näitavad. Koloniseeritud riigis kohale. Lihula muster näide. Jah, mitte ainult. Aga heakene küll, võtame siin veel nüansikesi. Tähendab ühe pretsedendi, ma tahaks kindlasti veel välja tuua, et kõigi selle tegelikult niisuguse visa ja järjepideva elutöö tulem
on siis selline nüüd, et vabadusvõitlejana on Eesti valitsus väärtustanud Tiit Madissoni elutööd 450 eurose pensioniga. Ma võin võrdluseks tuua. No ta saab rohkem kui mina. aga võtame siis võrdluseks Internats ja Eesti riigi vaenaja, kes ei kirjutanud isegi suveräänsusdeklaratsioonile alla. Vladimir Lebedevi väärtustatakse Riigikogu pensioniga, mis on üle 3000 euro. No jah, ega ma ei oska seda seletada, see on nagu tema on. O tempora, o mores. Seda ei saa nagu isegi kurioosumiks, see on nagu siuke näkku sülitamine. Siin on üks momendikene, mis mul jäi natuke kraapima. Kumb teist nüüd ütles Harald Nugiseksi kohta, et kahjuks võõras mundris. Aga kas teise poole munder siis oli nagu oma munder? Ei. Pühadust. Tähendab, see on väga habras küsimus, see on väga imelik küsimus, sest ma selgitan. Eesti poisid olid ju võitjad ka. Miks kahjuks tegelikult oli, me oleme kõik ajalugu, ju tõelist ajalugu, siis mitte seda, mida meile fabritseeritakse. Aga 44. aastal oli laual ka selline küsimus, et formeerida siis piirikaitseüksustest oma Eesti armee. Ja Saksa tolleaegne ülemjuhatus andis ka selleks loa, aga eestlasele omase sellise loiduse ja muidugi täpsuse ja mitte nii energilise tegutsemise tulemina jäid nad ajaliselt hiljaks. Ülemjuhatus vahetus ja siis võeti see kohe laualt maha ja sellest oleks välja kasvanud Eesti armee tulevane. Munder oleks ehk sama jäänud. Munder kindlasti, aga kahjuks, et muidugi meie kõik ju rahvuslased, me tahaksime näha ikkagi Eesti sõdurit Eesti mundris, eks ju. Ja jäägitult need 77 000 sõdurit, kes siis Saksa mundris sõdisid, ma ei usu, et ükski neist Saksa riigi nimel sõdis. Siit jälle juba järgmine moment, kui Eesti poisil on seljas võõras munder, kas ta siis ikka kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, arvestades tänaseid olusid, kindlustab meie riiki või mida kurat ta kindlustab võõra mundriga, kui jälle niisugune ebamäärane olukord, eks ole? No jah, et siin on see, võib-olla tahtsite tähelepanu pöörata võib-olla sellega, et meie nii-öelda sõdurid näiteks käivad Malis missioonil ja siis saavad veteranid, eks, et ma ei tea, kas see on kõige palgasõduri värk, nagu ma ei, las ta olla veteran, aga see, et need teises maailmasõjas sõdinud mehed, kes kaitsesid Eestit, olgugi võõras mundris, nemad ei ole veteranid, mida on meie täna Kadrioru emand ka välja ütelnud. Just nimelt, nad on tänini riiklikult tunnustamata. Ühesõnaga, nagu ma aru saan, meie ees on kenakene luukere, ribid, värgid, kõik on olemas, võt seda selgroogu ei ole. Ei ole. Mille ümber, mis peab seda püsti hoidma. Meil ei ole nagu, kui meil ei ole ajalugu, kas meil saab olla tulevik? Eks ta nii on, et ilma, kes ei mäleta minevikku, sellel ei ole tulevikku. Helme kunagi aastaid tagasi siin Sinimägedel ütles konkreetselt välja, et kui ta, Mart Helme siis, et kui ta pääseb valitsema, siis üks esimese asju, mis ta teeb, on tunnistada teises maailmasõjas võidelnud eestlasi vabadusvõitlejatena, sest nemad võitlesid Isamaa eest. Et me olime siin eelmine aasta arhiivis, pildistasime siin sõber Jacekile Poolas, kes on kirjutanud Eestist, Sileesias eestlastest 45. 46. rügemendist päris mitu raamatut, üks on eesti keeles ka, Borisse tallatud lootus. Ja Jacek on seda uurinud, palju eestlasi välja kaevanud, seal ringi matnud, pakkunud ka siia neid sõdureid, on uurinud nende nimed välja, paljude, aga kõik nad on jäänud sinna Poola pinnale. Et väga paljudega on ta välja kaevanud neid Eesti siis sõdureid. Ei, ma räägin, ta on sadade viisi neid seal välja kaevanud ja Poolasse matnud ja neid siia pakkunud ka minu teada, et aga siin ei ole neid keegi taht vastu võtta üldse. Et samas Läti toob ju täna Venemaalt, toob ju oma sõjamehi toob Venemaalt langenuid koju, me olime nüüd arhiivis. Eestis maetakse need, kelle säilmed on Eestisse tagasi toodud. Neid polegi toodud.
noh, ütleme, kui Nõukogude karistussalk kandis kaotusi, siis kaotustest ei räägitud ja nad maeti läbi segi igasse Eesti otsa, et tähelepanu jumala eest ei ärataks. Kas meie oludes on praegu umbes sama? No ma ei teagi, palju neid siia koju toodud on. Alfons toodi, Rebane. Ja. Tema metsakalmistul teiste legionäride juures, kusjuures seda käime meie seal korrastamas, samas Soome poisse korrastab ja hoolitseb riik. Et meie legionäride eest ei hoolitse riik mitte sendi eestki. Meie paneme seal vabariigi aastapäeval küünlad kõigile. Ma ei tea, et keegi teine seal käiks. Ja seda üle Eesti, mitte ainult metsaga. Sellisel juhul ma tahaksin öelda, et see meie ajalugu on ka nagu ühe kannikaga tagumik. Eks ole? No nii on, jah. Et samas on siin vana sõjamees Pent kunagi ütles, et tema silmis, ma ei taha nüüd päris nii välja öelda, et on Soome poisid teatud mõttes reeturid, kes jooksid siit ära, Soomes neil ei olnud valikuid, pidid minema rindele, soomlased pakkusid, kas anname tagasi Eestisse, olete sakslaste käes kui desertöörid või lähete rindele. Ja teisalt on see väga kahepalgeline, sest ka Soome poisid ei ole jäänud kõik Soome mundrisse, tõmbasid samamoodi SS vormi selga. Noh, tagasi tulles, jah. Aga tänapäeval on nemad sangarid, legionäre ei ole olemas. Ja huvitav, et Eesti Leegioni sõprade klubi tohib olemas olla. No, ei tea kauaks. See ka ei ole košer varsti eriti. Jah, selle košer ja halalliga on eriskummalised lood, et iga päevaga kuulad ainult huvitavamat ja aeg muutub päevadega täna. Jah, üksjagu kiiresti ja seda võimendab meedia. Ja meedia loob ka arusaamise sellest, ma siin rääkisin Tiit Madissonile endale ka, et temast teatakse ainult noored inimesed, niimoodi 2-30-sed, et mingisugune dissidentlik kirjanik ja mis seal olid veel ilusad ütlemised ja see on kõik. Tähendab, ma olen nüüd, selles mõttes ma võin öelda küll, et ma olen ekspert, et ma olen praktiliselt kõik Eesti suuremad linnad seoses selle aktsiooniga läbi sõitnud ja allkirju kogunud. See on Eesti rahva tänumedal Tiit number 2 ja Tiit Madissonile. Ja seoses siis nende voldikutele käinud Eesti rahvale toetust küsimas nii-öelda viisakalt. Et rahvast on ikka väga seinast seina ja mis kõige niisugusem suurem tendents on selline, et rahvas tundub, nagu nad on ära hirmutatud. Vaat, sama ütlen mina ka. Tihti peale, kui sa paned mingisuguse mõistliku informatsiooni sotsiaalmeediasse, siis, ja ma olen kasutanud seda Nõmme raadio juures üldiselt, et see ei ole kärbsepaber idiootidele, et ärge trügige, ma lähen teid välja sealt. Lendavadki kohale Nürinalja klubi esindajad, kus juures nad hiilgavad veel ka eesti keele halva tundmisega, grammatika, sõnastus, õigekirja vead ja tõepoolest erilise nüridusega, mida peetakse nagu naljaks. Ja midagi tõepoolest kardetakse. Kas te... Ma tahaks öelda vahel, et siin, millest mina seda nagu ära tundsin, oli see, et jaa, muidugi me toetame. Ja kui ma ütlen, et kirjutage palun siia voldikule oma nimi, oi, seda ma küll ei tahaks teha. Sama teema peale ma tahtsin hüpatagi. Mingi meeleavaldus oli, ma ei mäleta isegi, mis teemal, kas see oli nüüd minu silmis ka oluline või mitte, aga... pooldajaid, tulen pealt 40 000 ja kohale jõudis, kui ma ütlen 200, siis ma olen liialdanud ülespoole. Kuhu jäi ülejäänud 39 800? Kas see on, mis see on? Vanasti nimetati neid nahahoidjateks, ma ei tea, kas see on nüüd kõige õigem väljend, aga just nimelt, et kui sa pooldad, miks sa seda häbened, et sa pooldad. Paljud on küsinud ka seda, et kas mind vangi ei panda selle eest. Pannakse, kõik pannakse vangi. Ja... kui ma oma nimes jäädvustan, kas minuga midagi ei juhtu? Vaata, kui paljusid kuulab pealt kapo paaniliselt pidevalt.
Veel ütlesin siin lohutuseks, et Kapo ei kuule sind pealt, sa ajad nii lolli juttu, et nad ei kannata seda välja. Aga Eesti Rahva Tänumedal, millal, kus, kuidas ja kuidas siis, noh, mehed vähemalt, mitte tilliga tüdrukud saavad õla alla panna. No selleks on ju meil imepärane päev, 33 aastat Tirbepargi sündmustest, see on 23. augustil. Põmm, 33, vabamüürlased, ma tean, kes sa oled. Muide, Eesti teenete märke, kui kokku lugeda neid järkusid, riiklike teenete märke tuleb kah 33. Lennart Meri ise tegi. Jaa, aga ma ei ole sihtinud seda teadlikult, seda kuupäeva või seda aastaarvu, et see 33 just oleks. Et aga see, no siiamaani ikka passisid peale. See on juhuste kokku langemine. Aga jah, et mis me saame selleks veel ära teha, inimesed, kes on tähendab poolt ja tahavad Tiidule ikkagi toetust avaldada. Selleks on neil võimalik meie klubiga ühendust võtta. Klubi kodulehel on, meil on koduleht elsk.ee. Ka seal on petitsioon üleval. Seal on ka petitsioon, tähendab siis seal on üleval vähemalt informatsioon, kuidas seda saab teha. Facebooki lehel saab ka, me oleme Facebooki grupp, on meil Eesti Rahva Tänumedal, väärtustame Tiit Madissoni, seal on väga palju informatsiooni Tiidu kohta, tema tegemiste kohta, tema väljaütlemiste kohta, tema kriitika kohta valitsuse suunal ja kõigest muust. Jah, noh, mis selle kohta öelda? Aeg läheb ja inimesed varem või hiljem kaovad. Inimesi püütakse ära unustada ka nende oma eluajal. Ja sellel on ju ka meie üks klassikutest oma luuletuses, tõsi küll, see ei ole nüüd päris teemasse, aga siiski kenasti öelnud, et kas kord mu avs ka süvves juvvas, oh kerko kell. Niimoodi see kaob. Nii et millega võtame kokku? Võtame kokku sellega, et head inimesed, paneme heale algatusele õla alla, tõestame, et Eesti rahval on ka oma minevik ja oma tegelikud tegijad, mitte et Eesti rahvale võitles vabaduse kätte just peaministripartei kõige kõrgem esindaja ja nii iga kord, kui ka võim muutub. Jah, ja Tiit Madisson kirjanikuna on välja lasknud 10 raamatut, keda tõesti just nüüd praegu sel hetkel on hakanud see fenomen huvitama, siis on võimalus Eesti Leegioni sõprade klubi kaudu neid raamatuid kas soetada endale. Lugege läbi, tehke omad järeldused, ärge vaadake Roald Johansoni saadet, mis on tellitud. Vaadake ikka. Mõnituseks inimese üle, kes väärib tegelikult austus. Mõistusega inimene saab ju aru, millega tegu. Kuuleb ära lausetest varjatud hinnangud, eraldab need, võrdleb ja ongi selge. Aga aitäh, härrased, ja ma arvan, me kohtume veel. 23 august Tirbepargis.